õues on sügis. Mis sa tegema hakkad? Mis sa tegema hakkad? Ma hakkan istuma. Ma võtan 10 minutit korra ja siis ma hakkan suurpuhastust tegema. Ok. Mark teeb seekord suurpuhastust, sest et kõik meie eelnevad reisid, minemised, asjad olen mina pakkinud, olen mina koristanud, olen mina kõige teinud ja teate, seekord ma mõtlesin, et you know what? Mis sa arvad, et ma ei näe sind sealt või? Aga ma mõtlesin, et you know what? Seekord teeb seda Mark. Nii et ma chillin, aga tegelikult ma väga ei chilli, sest et... Sa oled haige. Sest et ma olen haige. Ma ei ole täiega palju asju teinud, ma olen terve päev põhimõtteliselt olnud voodis. Sa tegid süüa? Jaa, ma tegin süüa, ma tegin nii hea salati. Te kujutate, ma tegin seda saksa pärast kartulisalatit. Aga ma ei teinud seda päris nii, kuidas seda nagu tavaliselt tehakse. Ma panin sinna herneid, punast sibulat, peekonit, siis hapukoor, majonees, minust midagi oli veel, no kartul, või see oligi kõik, igal juhul. Ülilihtne ja see tuli nii hea. Nii, siin on Solli telefon, mis on välja lülitanud. Huvitav, kas see on, jah, seal on laadida vaja, tühi on. Ja ma panen selle laadima ja üldse peaks nagu reisi jaoks koguma kõik kokku. Kõik need seadmed, laadijad, kõik asjad, mis me kaasa võtame. Kaasa arvatud tema telefon, sest et sellega ta saab mingi pilte teha ja vlogida ja ühendust võtta meiega, kui vaja. Mul on nii hea meel, et meil see telefon on, sest et millegipärast ma tunnen ennast nagu väga palju, või mitte mina ennast, aga ma tunnen, et tema on nagu kuidagi turvalisem, kui tal on telefon kaasas, sest et ma ei tea, God forbid, kui midagi peaks juhtuma, siis tal on olemas telefon ja me saame temaga ühendust võtta. Mitte, et ta peaks üldse kuhugi nagu üksinda minema või midagi tegema. Või et ma kuidagi nii kardan teda kuskilt lasta oma nagu silmapiirilt üldse välja niimoodi, et ma talt kuskilt käest kinni ei hoia kogu aeg. Aga lihtsalt see on nagu siuke extra safety. Ja kuskil suurlinnas ja üldse nagu välismaal niimoodi ei, ja muidugi Eestis ka, aga välismaal sa ei saa olla nagu kunagi liiga safe. Nii et mul on nii hea meel, et meil see telefon talle on ja ta saab seda kasutada ja ta saab sellel mingi pilte asju teha ja mul mälestuseks jätta. Nii et igal juhul meie lennuk läheb homme õhtul. Ja ainus asi, mis mul pakitud on mu meigikott, mis on alati pakitud. Nii et ma mõtlesingi, et alustame pakkimist ja teeme mingeid reisieelseid tegevusi koos. See on veits pime, aga ma üldse ei taha panna suurt tuld põlema. Okei, ma natuke mõtlen, ma tulen tagasi, setin asjad paika ja siis pakime koos, eks? Ametliku reegli järgi on iga reisija tasuta isiklik. Kas meil on tasuta kott või makstud kott? Mõlemat on meil. Nii-öelda tasuta on see väike kott. Mis tuleb ja kohver on makstud. Mhm. See on siis 40 x 30 x 20 cm ja peab mahtuma ees oleva istme alla. Samas minu arust nad alati ütlevad, Wizz Airil on samamoodi, Air Balticul on samamoodi, nagu kõikidel nendel on sama, et sul peab olema mingi üliväike kott, nagu see peab mahtuma sinna ette ja see ei tohi olla. Nad ikka alu seda tavaliselt ja need ei ole nagu sellised minu arust. No seda Excellenti kotti ta ütleb, et ma ei saa võtta. Et
koti suurus nagu veerib, aga sinna Excelendi kotti läheb heal juhul 300-400 seljakotti, siukest nad ei lase mul võtta. Jah, aga minu arust, ma ei tea, ma olen küll näinud inimesi mingite ülisuurte kottidega nagu. Pane sinna, et ta otsiks Redditist. Mõtle oma vastus läbi ja otsi Redditist, mida inimesed ütlevad. This will come up with the facts. Jah. Mis Mark oma YouTube'is vaatab? Miks? Sest mul on mõned mehelikud videod, mis on fine näidata, mis on naljakad ja siis teised on siuksed, et nagu it's not funny, it's a Mark thing. Nagu ma võin, kas sa tahad, et ma loen sulle ette mõnda siit pealkirjasid sellest, mis ma vaadanud olen ja siis... Nii. Okay. Me naerame muidu selle üle, oota, mis tavai? Et me naerame selle üle muidu, sest et me nägime ühte Insta-riili, kus oli kirjas või kus oli... Me nägime ühte Insta-riili, kus oli see, et, nagu, et mehed vaatavad nii naljakaid mingid ülilambiseid asju YouTube'is ja nüüd vaatame, mis siis härra Mark oma YouTube'is vaatab. The paradox of an infinite universe. How to win an interstellar war. Üks nädal Kristinaga. Teine osa sulgudes Hugo ajab kettasse. Black hole's evil twin, Gravastars explained. Üks nädal Kristinaga esimene osa. See on sellepärast, et me vaatasime mitu osa järjest, mitte ta üksinda ei vaata, mis Kristina, mis ta perekonnanimi oli? Kardashian. Mis ta on oma Pärtelpoeg ja mis ta oma nädala See on trendy. Your time machine broke at the worst time in history. Millal siis? What if it rains bananas for a single day? What? Sulgudes, spoiler, it's bad. Näita. See viimane. Jah. Sa reaalselt vaatad praegu oma watch history't, mida sa oled päriselt vaadanud. Oota, aga millal see time machine siis? Millest see rääkis siis? No see oli üks päris kehv aeg, aga sa pead seda video vaatama. Okay. Let's kill you 1 billion times to make you immortal. Can humanity stop a planet-killing asteroid? We found a loophole to survive the end of the universe. All of human history in 1 hour. The most insane mega project you never heard about. Why Earth sucks compared to the planet Hestia. This is the scariest place in the universe. Mis koht? It was a pretty bad place. Mis koht? Brad Pitt spotted drinking at Taylor and Travis's wedding. Why humanity will never leave the solar system. Crash and burn, the Patty Jenkins story. Okay. The cave that outlived every... Ma korrigeerin ka ühte asju ma eelmises vastuses. Kõigepealt ametlikult blablabla, keda ei huvita. Kui karm nad päriselt on Redditi kogemuse põhjal üsna karm, aga mitte nii, et iga millimeetrit kontrollitakse. Mis oskame selle sagedusele kogu etele mõtmise on siis kergelt, ei tasu otsa, et saakad jõuga kokku sulle. Samas palju inimesel jääb see rakoti või ma kodim on natuke suurem kui lubatud, mis on siis pole probleemi, seda on endis päris palju. Siin ei saa ikka... Kas me peaks võtma siis ühe... Kas me peaks võtma siis ühe kohvri veel? Meil on kokku kotte 4. Ma arvan, et... Kuidas 4? Meil on... 3. 4. Jaa, aga mul ei ole nii väikest kotti, kuhu panna oma asju sisse. Mul nii palav ka selle kampsuniga, mul vaja ära võtta. I feel like I look pretty good in this, like I look manly and... Yeah. Nii, me otsustasime ära, mis kotid me võtame ja et me ei võta ikkagi seda ekstra kohvrit, sest et ma ei tea, ei ole vahet. Seal on nii palav, et
me ei võta pikkasid riideid ega raskeid riideid ega paksusid riideid, nii et noh, need, mis me võtame, on arvatavasti väga lühikesed, väga kerged, nii et ma näitan teile. Mis sa teed seal? Filmi meie peegeldust. Nii, kohver, üks kott, teine kott, sollikott. Ma ei tea, kas nad lasevad sellel veepudelil siin olla, ei peaks need siit küljest ära võtma. Saad aru, see on, kui see on, taskulamp talveks, kooli ajaks on tal väga hea. See peaks ta koolikoti külge siis tegelikult minema, igal juhul. Jah, need kotid ja nüüd me vaatame üle, mis margil siin pakkida on ja siis me pakime siia kilekoti sisse niimoodi, et me tõmbame vaakumisse. Nii, ma mõtlesin, et ma näitan teile meie, mis see sõna nüüd on? Kõik mingisugused meigiasjad, dušikeelid, kõik mingid siuksed asjad, ma näitan teile. Nii, siin on mu meigikott ja teate, ärge seda vaadake, see on siin jah, lappe läinud, aga see on ülihea palett tegelikult, Anastasia. Sain selle kingituseks. Sul on selle juba siin jätnud endast oma ilusa värgi, aga see on ülihea. See on mul, ma võiks võib-olla öelda, et 1,5 aastat kestnud ja see töötab sama hästi, töötab väga hästi. Ja väga ei ole näha, et ma oleksin siit mingi mega palju kasutanud. Aga see on mu meigikott, siin on mu ehted, mis ma lennukisse nagu homme ei viitsi panna veel. Ja mingisugused, see on näo oma, huulte oma, see K18 sprei on täiega hea, tahaks selle kaasa võtta. Jumestuskreem. Mis veel? Mu beauty blender, mul oleks nii väga uut vaja, aga ma lihtsalt kuidagi ei jõua kunagi sinna kaugmaja. Prügi, ripsmeduš, mu need, muidugi ma ei saa reaalselt ilma nendeta enam omale meiki teha. Ja siis teritaja, sest et mul on siin see silmapliiats pluss ma kuskil kasutasin oma seda, või mul kuskil oli see huulepliiats ka igal juhul põsepuna, sest et mul on tõsine blush blindness. Ja ma peaks täiega pesema, kui me reisilt tuleme, siis ma pesen oma meigikoti ära. Ok otsustatud ja need meigiharjad ka. Kus need olid? Need on täiega head, ma ei mäleta. Mis firma see oli? Meenutage nüüd, ma panen ekraanile, mis firma see oli. Ja siis see oli minu just Eco Tools. Ja rohkem ma neid ei kasutagi. Mingid harjasid ma mõtlen. Siis siin on sollihambari, balsam, body wash, igaks juhuks, sollihambapasta, siin on After Sun, mis me eelmine kord Itaaliast ostsime, siin on päiksekreem, siin on mingisugused kreemid ja seal travel sized, siin on Body Shopi see kehavõi, travel sized, 50 milli, jep. Meigilapid kohe kindlasti võtan kaasa. Ja siis siin me Margiga tavaliselt kasutame, me ostsime sellega Itaaliast, kui me käisime, kuigi meil on 2 erinevat juuksevaha veel, aga, või juuksekeeli, ma isegi ei tea. Aga siin on žiletid, tema need läätse asjad, mis tal on vaja. Midagi ma just mõtlesin, et peaks veel panema. Mul oleks siit, mul on nii kahju, et ma ei saa oma seda kuumakaitset kaasa võtta, aga ma arvan, et lihtsalt ostame siis seal. Seda harja on kindlasti vaja. Siis mul väikseid patsikumme on. Oma klambri ma võtan kaasa ja siis seda on ka kindlasti vaja. Appi need kammid on ka nii mustad. Ja siis mis ma mõtlesin, et kui me seal õhtusöökidele ja värki läheme, appi see on ka nii kolane välja.
mul pole väga pikalt aega olnud, et hoolitseda nende asjade eest, aga need pärlid, mis juustesse käivad. Nii. Ja ma päriselt ei suuda uskuda, et see läheb kinni. Ma tõsiselt, ma ei suuda uskuda, et see läheb kinni. Ma suutsin nii kokkuhoidlikult pakkida, et nüüd mul on vaja enda asjade jaoks ühte asja. Ühte väikest kotti. See on päris uskumatu. Ma panen need meigilapid cheekilt siia sisse. Ma ei tea, see ongi nagu tundub nagu kõik. Hommikul ma neid veel ei pane kohvrisse, aga hommikul paneme. Ja siis see tuleb siin veel ära pesta. Tahtsin oma seda self-tanni teha näole, siis mul on kulmud vaja korda teha, aga see läheb prügikasti. See läheb prügikasti. Ja seda kreemi ma kasutan veel. Ja siin on mu need asjad, mis ma kaasa või mis ma nagu kätte või omale nagu homme, mida ma homme kasutan põhimõtteliselt, need jäävad siia vist. Ja siis ma arvan, et ma lõhna ei võta ühtegi kaasa ja me kohe kindlasti ei võta seda jubedust kaasa. Teate, kui ma olen kasutanud neid selliseid, see on nagu kõige hullem deodorant, mida me oleme kasutanud. Me mõtlesime, et ostame midagi siit Eestist, mis on nagu lõhnatu ja milles pole neid sellist keemiat nagu sees, nagu sellistes on. Aga nüüd, kui me oleme seda kasutanud, siis me oleme aina rohkem kindlad, et me peame Itaaliast ostma. Ma panen ekraanile, mida ma täpselt mõtlen, aga Itaaliast ostma kaasa seda, mis me sealt eelmine kord ostsime, sest et need on nii head ja Eestis on need mingi võib-olla 2-3 korda rohkem kallivad lihtsalt. Nii et Eestist muidugi tunne, et me nüüd hakkamegi Itaalias käima ja siis sealt ostmas. Ja tolmuimeja. Nõudaka ma olen ainult teinud. Sa filmid neid. Nii. Mul on praegu pakitud need, mul on natuke ebakindel, aga me saame alati sealt osta, kui on vaja. Ja ma ei taha üle pakkida, ma ei viitsi kanda neid asju kaasas, mida ma ei kasuta. Nii et siin on 1, 2, 3, 4 kleiti. Ja siis 1, 2 pluusi, 1 lühikesed püksid. Ma panen jalga 1 pikad püksid, siis oma kampsuni ja siis võib-olla mingi siukse, need on siuksed suht nagu pidulikud pluusid, et tahaks võib-olla lihtsalt mingi T-särgi või midagi kaasa võtta, kui me peaksime kuskile matkama või kuskile niimoodi minema loodusesse, et siis need on nagu suht korralikud riided. Aga muidu bikiinid, kõik asjad. Ma üldse praegu hakkan mõtlema, et samas kui me kõik jalanõud ja asjad paneme kohvritesse ära, siis ma arvan, et kohvrid ja kotid lähevad täis küll. Mis sa arvad? Jah, ma panen need suuremad jalanõud jalgaga, nii et. Okei. No vaatame siis. No nii, tere hommikust. Ma ei tea, kas te mu häälest kuulete, aga mul ei ole just kõige parem olla. Mis kell on üldse? Kell 9:30. Mul on nii mul on nii ei ole just väga hea olla, ütleme niimoodi. Ma hakkan omale tegema, ma ei tea, kas te teate seda sinepipulbri, seda jalavanni. Ja siis ma panen omale siukest asja ka, see põhimõtteliselt nagu Vietnami salv. Ja siis veel natuke istun siin teleka ees, joon oma kohvi ja kui mul kohvi on joodud, siis kuna mul palavikku ei ole, muidu palavikuga ei tohi teha neid sinepipulbri, neid jalavanne ja asju. Sest et see tõstab palavikku. Ja kui kohvi on joodud, siis ma teen omale tee. Kuigi tee kõlab
suht rõvedalt praegu. Sest et kui sul nagu niigi kurk on valus, siis ja põletikus, siis sa ei taha nagu, või noh, minu arust on nii vastik juua mingit kuuma asja sinna peale, see on suht sama tunne, kui sa sööd midagi spice'it ja siis jood kuuma vedelikku sinna peale, jube. Aga, ma ei tea, kus ma selle inveri panin, aga inverit ma prooviks süüa. Ja siis mul on mingid ravimeid veel, apteegist peab läbi käima. Ma võtsin perearstikeskusega ühendust ja siis küsisin, et noh, mis ma nagu teen. Siis nad ütlesid, et osta nagu ninaspreid sinna lennukisse kaasa, et kuna see on lihtsalt mingi tavaline külmetus, sul ei ole nagu vaja üle mõelda seda. Ja jah. Keegi teeb katusel remonti seal. Teeme koos mulle teed, shall we? Veel ei ole veekeetjat ja ausalt öeldes ma väga ei taha ka. Sest minu arust kõik veekeetjad on nii kuidagi koledad. Välja arvatud mingid KitchenAid ja omad. Aga ma ei tea, meil Kitchen Island nagu on, aga sinna peale ma ei taha panna mingeid asju niimoodi. Ja see ala siin on juba täis. Nii et ma lihtsalt teen potiga, kui ma üldse teed teen. Ma teen nii harva teed. Mu potike. Ma ei mäleta, kus selle kaas kadus. Kaas. Mulle ikka ingverit kindlasti sisse. Ja ma panen väga palju ingverit. Teate, ma panen just terve selle ingveri ära suurte tükkidena ja siis pidevalt nagu soojendan seda ja panen meie enda kasvatatud pepperminti. Need varred on ka ju tegelikult, panen need ka. Siin on üks ilus suur vars. Wow, see lõhnab väga hästi. Teate, mis ma just mõtlesin või? Et äkki ma peaks tegema ühte nagu ülisuur dekonno. Äkki ma teen lihtsalt siia sisse. See oli meie selle piimavahustaja kann, mis me alles jätsime. Lihtsalt kuna mõtlesime, et ma ei tea äkki vett valada tähendab. Sellega ma teen siia sisse ja sest et mul just tuli mõte, et ma panen siia apelsiniga. Ja vesi. Nii, ma jätan selle, sest äkki ma pärast tahan. Tegelikult ma võtan siis paar ingverit välja. Sest et äkki ma tahan pärast nagu värske teha. Ja siis ma saan, aga mul on nii siuke olla. Ma ei taha üldse rohtu ka võtta, üldse ei taha rohtu võtta. Ja ma täiega panustan sellele, et kui me lõpuks oleme, siis on soojas, et mul siis on normaalne. Ja ma saan terveks. Teate, ma tulin seda klippi filmima selle pointiga. Ma panen teleka kinni. Selle pointiga, et ma reaalselt panin oma kulmuvärvi peale, eks. Istusin siia teleka ette maha. Mõtlesin, et chillin veits. Ootan, kuni see 5 minutit täis saab.
ja siis järgmine hetk, kus ma aru sain, et oli 11 minutit möödas. 11 minutit. Ja nüüd mul on blondid juuksed ja mustad kulmud. Kuigi noh, nagu niimoodi vaadates, päris hea näeb isegi välja. Peaks järgmine kord omale ikkagi taimeri panema. Sest et no see ei näe nagu väga hull õnneks välja. Appikene ma reaalselt mõtlesin, vaatasin peeglisse. Ma istusin siin diivanil ja siis mul tuli meelde ja ma kargasin püsti ja jooksin lihtsalt vannituppa ja vaatasin peeglisse süsimustad kulmud. Süsimustad. Õnneks mul ei ole midagi. Aga teate, ma otsustasin ära. Ma joon siin oma teed, ootan, kuni mu see kõik siin marineerib. Eks? Ma ei suuda oodata, et minna ja teha üks uinak. Ma olen teinud uinaku. Ma ei tee kunagi uinakuid. Nagu kunagi. Mul ei meeldi uinakuid teha, millest see on aja raiskamine. Aga vot täna. No nii, on mingi 5 tundi hiljem või? Midagi siukest. Ma olen põhimõtteliselt terve päev olnud voodis ja proovinud magada. Pakkimine on kõik valmis olnud. Just käis Margi ema. Ja tõi mingit siukest asja. Viirutus. Mida ma proovin. Saan seal kaasa võtta. Siis, mis veel? Jah, proovisin magada. Ei saanud väga hästi magada, sest mul lihtsalt, ma ei tea, kuidagi ei olnud üldse und nagu. Ja nüüd kuskil poole tunni pärast me hakkame sõitma, et võtta väike sollikene, meie väike südamekene. Ja siis me tuleme koju, sest et tahaks talle mingid normaalsed riided siin tulla. Ja siis me lähme juba lennujaama. Nii et ma ei mäleta, kas ma ütlesin, aga see perearst ütles, et ma ostaks nagu midagi, mis võtab ninast seda turset maha ja siis võib-olla kurgule midagi. Ja sest et lennukis, noh, et siis on nagu appi või suudaks vaada lennukisse jah, midagi, mis võtaks turset maha, sest et muidu võivad kõrvad hakata valutama ja valuvaigestid ka. Nii et need mul on olemas. And more. Nii et paneme siis mind kiiresti valmis. Mitte, et seda oleks vaja tegelikult isegi kiiresti teha. Aga ma tahaks süüa ka enne, kui me läheme. Hi! Nägid oma ema tee peale? Äkki kirjutan neile seal? Kas sa saad aru, kui suured vahed mu sellel sõnadel olid? Seal. Samas. Chatis. Eks. Arvestades, et mu kulmuvärv oli 11 minutit peal, siis need näevad päris ilusad välja natukene aeg. Näitab, et kui me jõuame lennujaamani, siis sealt autoga meie bookingusse saab 4 minutiga. Bussiga saab 8 minutiga ja jala on 2 tundi ja 8 minutit. What? Oh no. Oh no.
nüüd ripsme duši läks. naha peale. oh, ma ei viitsi rohkem mikida. Felt like it. Mis asja? Was it that QE hug? Yeah. Yeah. mul vaata on üks asi, mida ma olen alati kahetsenud. kui ma ei ole seda reisile võtnud ja see on olnud küüneviil. Banger call. nii et küüneviil on kotis.